Mõned nädalad tagasi palusime oma Instagrami jälgijatel nimetada kaheukseline sportauto ning kõige populaarsem vastus tervelt 39%-ga on see. Täna proovisõiduks 992.2 põlvkonna Porsche 911 Carrera S. Pikka tutvustamist 911 mõistagi ei vaja, kuid olgu öeldud, et Porsche on oma identiteeti ja pärandit tootnud juba üle 60 aasta ning tegemist on tõesti, nagu ka meie küsitlus tõestas, siis peavoolu sportauto ning Porschede Porschega. Sest on ju enam kui pool sajandit 911 defineerinud Porsche kui brändi loomuse, olemuse ja sihi. Kuid milliseks defineerib siis värskeim ehk 2024. aastal esitatud 992.2 põlvkond Porsche sihi? No märksõnaks võiks nimetada hübriid, sest üheks kõige märkimisväärsemaks lisaks on GTS mudelile lisandunud T-Hybrid, mis teeb värskeimast GTS mudelist siis ajaloo esimese hübriid 911. Tema auto puhul aga hübriidset pulli pole ning Carrera S-i veab edasi siis tagaasetusega 3-liitrine Flat Six Boxer mootor 353 kW ja 570 Nm, mis jõuavad läbi 8-käigulise PDK automaatkasti vaid tagaratastesse. 0-100 3,5 sekundiga ning tippkiiruseks 308 km tunnis. Erinevaid versioone on 911-le saadaval ühesõnaga liiga palju ning mudeli hinnad algavad 140 000 eurost. Tema auto siin umbes 200 000 eurot. Värskendatud mootorivärki aga väliselt mõistagi näha pole, kuid kuidas eristub uus mudel siis eelkäijast visuaalselt. Nina osas on põrkeravalt ära kadunud päevasõidutuled, mis kolinud nendesse uhketesse esituledesse ning muutunud ka stange disain, kus uhkematel mudelitel sellised lahedad püstiste ribidega õhuavad. Tagaosas on muutunud mootorikate, kus nüüd natukene vähem ribisid ning muditud tagatuld ning põrkerauda. Muus osas jätkab mudel aga suuresti eelkäijate pärandit, sest kui miski töötab, siis milleks seda proovida parandada. 911 on ju juba 60 aastat seda elegantset ja silmapaistvat kupeekere kandnud ning olenemata sellest, et tähelepanu ahnitsevat edev mudel välja ei näe, ta kindlasti ju kellelgi märkamata ka ei jää. Spetsiifilise demoauto puhul tuleb kiidusõnad saata ka selle masina konfigureerinud isikule, sest need tark silvertooni RS Spider väljad näevad lihtsalt võrratud selle halli kerevärvi all välja. 911, kusjuures ees 20-tollised ja taga 21-tollised väljad. Salongis pole stiiliga samuti tagasi hoitud. Suuremat osa katavad musta ja punast värvi nahad punaste õmblustega, materjalide vaik on läbivalt väga hea ning ehituskvaliteet samuti ülitasemel. Ning kogu see kasutajakogemus on sellise mõnusalt tactile feelinguga. Kuid mis on muutunud salongis? Keeratava süütenupu saab mudel nüüd vajutatava ning näidikud on mudelil täisdigitaalsed. Tõsi, see Porsche täisdigitaalne lahendus on väga kasutajasõbralik ja informatiivne, kuid minu arust lihtsalt ei paku see ekraan sama emotsiooni, mida pakub üks füüsiline analoog tahomeetri seier. Keskkonsoolil on aga füüsilisus päris nuppude näol säilinud ning ausalt öeldes sobib ka Porsche käigukang keskkonsoolile ikkagi paremini kui armatuurile ekraanide vahele. 10,9-tollisel multimeedia ekraanil jookseb ülikiirelt ja sujuvalt vana hea Porsche lihtne ja loogiline tarkvara. Korduvalt testitud Porsche 3-kodalisel roolil on ainsaks muutuseks Sport Response nupp, mis nüüd punast värvi ning muus osas on ta jätkuvalt ikkagi üks turu parimaid roole, mis püsib kindlalt käte vahel ning toetab mõnusalt sellist juhi ja masina vahelist sümbioosi. Sportistmed võimaldavad elektriliselt reguleerida nii istmepõhja kui seljatoe korvikust ehk hoiavad reisijaid täpselt nii tugevalt kinni, kui reisija seda ise soovib ning tegelikult pole see sportautolik sõiduasend ka üldse väsitav ning võimaldab nautida ka pikemaid maanteesõite. Atmosfäär on salongis kompaktne ja sportlik, kuid tegelikult üldse mitte rõhuv. Välist valgust jõuab salongi piisavalt ja tema auto puhul lisab avarust ka avatav katusaken. Ruumi, nagu näha, piisavalt ka 2-metristelegi, kuid tagumised istmed on küll vaid sümboolsed. Olenemata sellest, et Carrera S saab 911 valikut teise kõige lahjema mootori, on selles pedaalimistele kiirelt reageerivas ajamis ikka minekut ja jõudus sportautolikult palju, mille tulemusel kasvavad kiirused uskumatu tempoga. Ja seda kusjuures üpris mõnusa mootorelli saatel, mida täiustavad selle valikulise klapiga väljalaske praksumised. 8-käiguline PDK kast, loomulikult läbivalt väga kiire, tavarežiimis meeldivalt sujuv ning sportrežiimis siis agressiivselt raiuva. Veoskeemilt on mõistagi 570 Nm vaid tagaratastele paras katsumus, kuid osava elektroonikaga suudab Carrera S oma jõu igati stabiilselt ja ettearvatavat edasiliikumisse kanda. Tõsi, kurvides kiirendades tuleb tähelepanu siiski küllalt terav hoida, sest tagarataste soovi laiemale trajektoorile minna on vajutades tunda, kuid nagu oleme varemgi Porschede puhul täheldanud, siis ka 911 ei proovi otseselt juhti karistada, vaid pigem on väga koostöine saavutama perfektsust näiteks kiire ringiaja saamiseks.
tema autol olev aktiivvedustus on läbivalt väga täpse ja konkreetse tagasisidega ning pigem jäik, kuid ei raputa, väsita ega põruta reisijaid ka tegelikult selles kõige kangemas režiimis. Koostöös täpse ja pigem raske roolimisega on masina käitumisest väga hästi aru saada ning vähe esinevate kerekaldumistega püsib ta ikka nagu julgust andvalt hästi ette antud trajektooril. Seega selline ta on. Tervikuna katab 911 sellisel Carrera S kujul ju tegelikult üllatavalt lai ja valikud kasutusvõimalusi. Ta on iga kell valmis püüdma kiireid aegu ringrajal, kutsub adrenaliini otsima kurvilistel kõrvalteedel, veereb piisavalt mugavalt maanteedel ning ei raputa reisijaid üleliia palju ka asulateedel. Ning selle tulemusel on tegemist tegelikult ühe üllatavalt universaalse kupeega, mis kindlate isikute jaoks suudab muretult täita ka igapäeva autorolli. See on lihtsalt uskumatu, mida Porsche tippinsenerid oma masinatega teha suudavad ning ära ei tohi ka unustada tõsiasja, et Carrera S-i puhul on tegemist keskmisest lahjema 911-ga. 911 alternatiivideks on näiteks Aston Martin Vantage, Mercedes-Benz AMG GT ning Chevy Corvette. Millise kaheukselise sportauto valiksid endale aga sina?